Ullo Toomi. Ullo Toomi puhul peab välja tooma 2 asja. Tantsupidu ja rahvatantsijate treeningsüsteem. Tantsupidude algus ulatub küll nii-öelda Ullo Toomi eelsesse aega, aga sellised nii massilised etendused ja nii ühtlustatud rühmad, et saab teha suuri üle väljaku pilte, mis tribüüne vaimustavad, et selles on Ullo Toomi panus väga suur just läbi selle treeningsüsteemi, mis on suunatud tantsijate suutlikkusele koordineerida oma keha niimoodi, et nad vajadusel oskavad olla ühtlased. Kui nõukaajal oli parem peamantli kraevarju tõmmata, et keegi ei näeks, et hinges oleme me eestlased, siis rahvatants oli meie salakeel, mida võis avalikult rääkida. Juba 39. aastal hüppas meie tantsudaat mootorratta selga, juuksed ja pastlapaelad tuule käes lehvimas sõitis läbi 8 maakonna ning pani kirja teele jäänud rahvatantsud koos viisidega. Vaat siin juhtuski üks niisugune viperus. Meie märkisime üles mitte ainult tantsu tehnilise järjestuse, vaid ka muud, kuidas tantsija esineb, kas ta on maa küljes kinni või on ta kergesammuline või kui suuri ringe ta teeb ja nii edasi. Ja unustasime ühe, nimelt, et need inimesed, kes meile näitasid, olid eranditud vanad inimesed, noored ei mäletanud vanad tantse. Aga kui see vana inimene oli noor, ega ta noorpõlves ei tantsinud nii raskelt, nagu me nüüd üles märkisime selle tantsu. Tantsisime hulka aastaid, jäljendasime kõik seda vana tantsuvormi niidelda. Ja küsiti meie käest, et miks pärast Eesti tants on nii maa küljes kinni. Ometi on meie veres sama temperatuur, mis seal teistel rahvastelgi on. 50. aastal, kui ilmus ainult väga kahtlase sisuga raamatuid, ilmus ka midagi toredat. Ullo Toomi imeliste illustratsioonidega Eesti rahvatantsud, mida kutsutakse senini tantsupiibliks. Seal ei püsi küll keegi maa küljes kinni ja mida kõike seal tehakse. Hüpatakse paigal üles ja tehakse sirutatud jalgadega käärliigutus ja muidugi maandutakse aina ummis jalupäkkadele.